Tere ka meie poolt, kes veel ei tunne meid, mina olen Virko. Ma olen Mattias. Ja me mõtlesime, et kuna siin on põnevad teemad juba läbi käinud, siis me võtaks hoopis teistsuguse suuna ning räägiksime sotsiaalmeediast. Ma arvan, et õpilased teie võib-olla ei viitsi aga kuulata, sest et te olete kõik selles maailmas väga seotud, aga see jutt läheb rohkem võib-olla õpetajatele näiteks. Et siis saate ka rohkem aimu, mida need noored seal telefonis iga päev teevad. Et sotsiaalmeedia platvormid on tänapäeval väga oluliseks suhtlusallikaks, nagu me kõik teame. Ja uued platvormid tekivad pidevalt, kuid mõned domineerivad juba aastaid. No näiteks kõige vanem olija, ma arvan, et kõigil on seal konto olemas, on Facebook. Ma arvan, et miks see Facebook on nii hea või nii suurt kõlavilti saanud, on, et seal on peaaegu kõik sihtgrupid siis olemas. Ma arvan, et meil kõigil on seal konto nii noortel kui ka vanematel. Näiteks ka klassigrupid, neid on seal kõige kergem luua, sest et nii õpilastel kui õpetajatel on seal kontod olemas. Ning Mattias võib nüüd edasi järgmised panna. See, et internetist tegime kerge otsingu ja vaatasime, milline võib olla selline keskmine Facebooki kasutaja. 40-50 sinna kanti. See on selline vanadegrupp, kus siis kõige rohkem kasutatakse Facebooki. Ja jõuame järgmise juurde, see on Instagram. Võib-olla enam vanematel ei pruugi olla seda Instagrami, aga noortematel eks ikka on kindlasti. Et siis töötab veits samamoodi nagu töötab Facebook. Seal on pildid, videod, aga seal rohkem noori. Ja seal selline, me näitame kohe, milline võib neid välja näha Instagrami keskmine kasutaja ja botid. Mitte päris inimesed ja kirjutavad sulle umbes sihukesed asju. Reklaamid ja muud sellist väga otsast otsa asju kirjutavad. Ma võib-olla sinna botide juurde Mattias väga hästi seletanud, mis asja need ikkagi on. Et põhimõtteliselt see on nagu robot, kes siis saadab suurele hulgale inimestele siis põhimõtteliselt sama teksti ja siis see pilt on minu kirjakastist, kus siis põhimõtteliselt öeldi, et ma olen $500 võitnud. Aga ma arvan, et see on vale. Ning meil ka koolis tegelikult näiteks Mari Mikson on meile rääkinud, kuidas arvutis ning internetis läbi käia või kuidas seal käituda. Siis ka seal on räägitud meile, et igasugu kahtlaseid linke ei tasu avada. Ning ma arvan, et noored on selles väga haritud ning väga pädevad, et kõikidele linkidele nad ei vajuta, sest et nad puutuvad kokku iga päev selliste asjadega. Aga TikTok, ma ütlen ausalt, et see võib olla üks kõige kehvemaid äpp üldse, sest et sinna võib lihtsalt tundideks ennast ära unustada. Kõige enam levinumad on selle siuksed lühikesed, 10-20 sekundised videod ja siis see ongi põhimõtteliselt kogu selle mõte, et sa vaatad selle oma 10 sekundilise video ära, lükkad järgmise, vaatad jälle ära ja lihtsalt sa võidki ennast ära siin unustada. Aga võib-olla selle TikToki selline kurikuulus maine, Mattias võib ka pildi panna, milline on see keskmine TikToki vaataja, sellised meie vanused. Et see TikToki maine võib olla see, et kõik arvavad, et kui tuleb sõna TikTok, siis on see mingi tüdrukud, kes tantsivad. Aga viimasel ajal hakkab sinna rohkem sellist targemat sisu tulema. Näiteks ma saan tavaliselt oma uudised sealt, mida mul Anneli Seljamaa tunnis vaja. Näiteks alles oli mingisugune äkki G20 kokk, mis see sõna nüüd ongi. Mingisugune
kokkusaamine seal oli ja siis Anneli Seljamaa küsis oma tunnis sellel järgmisel nädalal selle kohta ja siis ma õnneks oskasin vastata tänu TikTokile. aga siit vist võime liikuda edasi järgmise sotsiaalmeedia platvormi poole. kui Mattiasel just midagi lisada pole. Ei ole. Ma täiesti nõustun sellega. Järgmiseks on Twitter. Jällegi ma arvan, et enamus on meist kuulnud sellest, aga päris palju ei kasuta seda. Et siis seal Twitteris kasutatakse lühisõnumeid ja siis seal öeldakse kõike. Kui seal natukene, see on veidi nagu TikTok, sa võid jääda sinna ja lugeda lihtsalt, mis need kommentaarid on, seda on nagu ühiskonnas on ikka päris palju inimesi. Ja see ongi see populaarne arvamusliidrite seas, kui saad oma arvamust öelda, minge Twitterisse. Ja ütleme nii, et siukene võib olla siukene keskmine Twitteri kasutaja. Siukene 20-ndates noor inimene. Sealt sinna väga siukest väikseid lapsi, siukene, kus TikTokis võib kohata, kus Twitteris väga ei kohta. Jah, Mattis rääkis päris hästi, et enamasti ongi need siuksed aktivistid või siis oma mõtete jagajad, kes seda Twitteri kasutavad, sest et seal on hea, ütled oma mõtte ära, saadad ja siis kõik loevad ja reageerivad. Aga nüüd Pinterest. Mattias, pane üks pilt kohe. Me guugeldasime ja saime teada, et tavaline Pinteresti kasutaja on naisterahvas. 75% just kasutajatest on naisterahvad. Ning ma ise küll väga ei kasuta seda, aga ma tean, mu ema kasutab. Kuna ta on selline pooleldi loominimene ja talle meeldib siukest käsitööd ja kunsti teha, siis talle meeldib sealt otsida midagi, mis keegi teine on varem teinud, näiteks mingisugune puidusnikerdus. Siis mu emale meeldib ka kipsi peale pahtliga niisuguseid kujuneid ja joonistusi teha. Siis ta tavaliselt võtab sealt snitti teiste millegi selle pealt, mis keegi teine on varem teinud. Näiteks, kes siin käib kunsti suunal ja kunstitunnis on vaja midagi lahedat teha, siis ma soovitaks minna Pinteresti, vaadata, mis keegi teinud on ja ka ise midagi sarnast tuua. Snapchat. Ma vaatan korra nägusi, mis õpetajad teevad, midagi kes teevad. Ja siis see on, sa saadad pildi kellelegi ja see on taimeriga ja sa lihtsalt näed midagi, kes sulle pildi saatnud on. Ja saad seal suhelda ja see on jällegi väga populaarne noortemate sihtgruppide seas. No kuigi natukene vanemad seas, aga mu ema tegi ka selle nüüd. See on niisugune, okei, mõtne. Ja siis jällegi turunduseks rohkem võib-olla influencerid tahavad seal natukene noortemad, kui noortemad on seal, siis nagu nendele Snapchat just panna info, kuna nad on palju seal. Siis keskmine kasutaja võib olla umbes siukene, mitte eriti vana, pigem noorema poolne. No ma võib-olla lisaks seda, et see Snapchat võib-olla on kõige parem rakendus sellepärast, et kui sa kellelegi midagi saadab, siis ta saab seda vaadata kuni 2 korda, aga kui ta teist korda vaatab, siis juba jätab teate, et seda on uuesti vaadatud. Nii kui keegi peaks sellest pilti tegema, siis jääb ka see näha. Nii et see on selline üsna turvaline koht, kus saata mingeid selliseid asju, mis sa ei taha, et väga levima läheks. Sest et kui keegi peaks seda alles jätma või nagu endale jäädvustama, siis sa saad kohe teada, et kes see inimene täpselt oli. Aga võib-olla liigume nüüd järgmise rakenduse juurde. BeReal. See on nüüd viimasel levinud nagu kulutüli. Nimelt põhimõtteliselt BeReali mõte on, et korra päevas tuleb teade ning siis 2 minuti jooksul pead tegema pildi või jäädvustama seda, mida sa teed. Ning siin on ka eesmärgiks meil kirjutatud, et eesmärgiks on julgustada inimesi olema autentsemad, kuna kõik need teised sotsiaalmeedia platvormid, Snapchat ja Facebook,
ma tean ka, et Ketlin näiteks, kui ta koolipilte teeb, siis ta enne paneb väikseid filtrid peale sinna. aga piirilist teha ei saa seda, et seal on kõik täpselt nii nagu on ning sa ei saa midagi lahedamaks, ilusamaks muuta. ja siin on ka üks väike pilt piirilist, et teeb pildi mõlema kaameraga, et sa jääd ise peale, kui ka see jääb peale, mida sa teed. ja see on see teavitus, mis tuleb, et 2 minutit on aega, jäädvustab, mis sa teed. Discord, et siis ma arvan tänapäeva, kes mängivad või poisid, ma räägin poiste võrd rohkem võib-olla, siis nemad on rohkem seal õhtuti, kui saavad kokku, mängivad, siis just seal saadakse kokku. kui ma ütlen saadakse kokku, siis seal on, okei, see on ainult kõnes, siin nagu, jah, ja siis kes neid Discordi kasutaja võib-olla näeb välja siukene, kes mängib mänge ja räägivad kõigest, millest vaja.